Martin, uuest hooajast oled sa uues tiimis, räägi, mis tiimiga on tegu ja kuidas see leping sinu lauale tuli? Sügisel võttis minuga Young Motioni tiimi omanik siis ühendust ja pakkus mulle võimalust sõita 8 maailmameistrivõistluste etappi järgmine aasta, ehk siis see hooaeg. Ja käisime koha peal, vaatasime, milline on workshop, millised üldse inimesed on ja kõik väga meeldis ja inimesed olid töökad ja toredad ja võtsime selle lepingu vastu. No sa oled juba saanud MM-etappi kaasa sõita. Võta võib-olla kokku, kuidas sul hooaeg alanud on? No see etapp, mille me Prantsusmaal sõitsime, seda ei saa nagu väga hästi isegi kommenteerida, sellepärast et nagu viimases trennis ma sain vigastuse, ehk siis lihasrebend ja puusarotaatori vigastus. Ja see päris hästi segas sõitmist ja lihtsalt sõitsingi kõik sõidud lõpuni ja sain selle kogemuse kätte esimese, et tuleb saada terveks ja siis on hoopis teised lood. Kui palju sa võib-olla oled praeguseks taastunud nüüd siin Kiviõli Eesti meistrivõistluste etapi eel vigastusest? No vigastus juhtus nüüdseks 6 nädalat tagasi. Eelmine reede oli mul doktor Perega kõne. Tema ütles mulle, et jalg vajaks veel 3 nädalat kuni 6 aega sellist rahulikku jalgratast ja ujumist. Aga ta on päris palju ikkagi läinud paremaks võrreldes päris algusajaga, et nüüd saan paar päeva sikli seljas olla ja vaatame, mis teha annab laupäeval. Kas on plaanis kuskile vahepeal võistlema minna või lihtsalt mõned treenid teha enne Eesti meistrivõistluste avaetappi? Ma nüüd proovisin eile sõita natukene, sain kuskil, ma ei tea, pool tunnikest kellale ja siis äkki täna lähme ka proovime ja ega rohkem väga midagi teha ei anna. No sa oled hetkel MX2 klassi valitsev Eesti meister. Millised plaanid on selleks hooajaks, kas on plaan ka tiitleid kaitsta? No kõigepealt tuleb saada esimene etapp läbi, kuidagi vähemalt mingisugune positsioon ära korraldada ja siis vaatame sealt edasi, et kindlasti ma ei lähe alla esikoha sõitma. Nagu sa ütlesid, eelmine aasta ja olin meister, et meistritiitel on kindlasti eesmärk jälle. Mis sa arvad, kes saavad olema sellel hooajal võib-olla kõige suuremad konkurentid sulle? Tead, ma arvan, et minu jaoks kogu aeg on kõige suurem konkurent mina ise, et kui ma suudan ise ennast ületada ja olla ise endaga sõber, siis on kõik hästi. Kui sa seda Eesti meistrivõistluste etappide nimekirja vaatad, siis võib-olla millist etappi sa ise kõige rohkem ootad ja miks? Ma arvan, et äkki lange etapp, see on kuidagi mulle hästi sobinud ja kindlasti on Karksi-Nuia ka, ma arvan, huvitav, et ma nägin mingeid videoklippe, et seal on vist jälle rada käib teistpidi, et saab vist huvitav olema. Minu meelest on ka lange see rada, kus sul on ja see etapp, kus sul on alati tegelikult hästi läinud. Ja, et seal on alati hästi hea korraldus ja ÜPT-sse tulevad sooned ja rada on, ta kuidagi tundub, kui ma sõidan seal, et ta on nagu väiksem rada ja siis ta läheb tegelikult trajektoorid lähevad hästi auku, et ongi niisugune suhteliselt kohati euroopalik rada, et soondes ja aukus. Igal juhul aitäh ja soovime sulle palju edu! Ja, aitäh teile!